graafikusse üldse ei pane, et läheb kuidas läheb. Ma eeldan, et meil on esimene ööbimine võib olla juba kuskil Narva-Jõesuu juures. Aga kuna Narva-Jõesus on väga paha ööbida seal, siis enne Narva-Jõesut, kui keerab Narva-Jõesus, enne seda Sillamäe ja selle Ma arvan, et selle ööbimisega on täpselt nii, et kui vaatame, et nüüd on aeg ööbima minna, et siis paugutame kuhugi metsa, kuhu nagu võib minna ja ei olegi midagi. Kas meil kellegi tule tegemise välgukivi on kaasas? Mingid süütematerjal? Mets on küll. See, mis nagu... Selle saame kängi ka teha, lööme kaane ära ja teeme selle geto asja. Ikkagi põhiline on see, et kõik vastutame iseenda, et ega ei ole nii, et keegi ürituse korraldaja. Ja üritame siis niimoodi, et ikka legaalselt seda asja teha. Kuigi mereäärde viiks ära siit linnast. No linnast siit on ju Piritega sul, kus sa lähed mere. Ma arvan küll, et ei ole mõtet linnast välja. Ma arvan, et alates Maardust kuskilt see Kaberneeme poolsaarest või kuskilt sealt. Ma ei tea, kuhu sinna sõits. Ei, aga siis sõidamegi kuni Kaberneeme peale, siis sealt hakkame minema. Käes on 9. november, kell on 9:07 minutit. 7 minutit tagasi startisime Ülemiste keskusest 9 maasturiga ja läheme sõitma sellist sõitu, mis siis hõlmab endas võimalikult suure tiiru tegemist ümber Mandri-Eesti. Kuidas see meil välja tuleb, ega tegelikult praegu ei teagi. Esimese punktina, et mitte hakata kohe siit kuskilt Viimsist läbi rammima, siis võtame endale Kaberneeme ja hakkame sealt maalt pihta. Ja põhimõtteliselt esimeseks õhtuks peaksime jõudma kuskile Narva kanti, kus kohas seal küll ööbida saab, seda tegelikult praegu täpselt ei tea, aga see selgub ka töö käigus. Erilist ajakava meil otseselt ei ole. Täna on kolmapäeva hommik ja tagasi tahaks jõuda küll pühapäeval, aga see, kus ööbimine on või mis kell me kuskil olema peame, need osad on kõik lahtised. Nii et vaatame, mis saama hakkab ja õnneks nüüd viimaste päevadega muutus ka ilmateade, sest alguses lubas ikkagi juba tõsist öökülma ja kuna osad inimesed magavad telkides, teised õnneks autodes, siis ilma soojenemine tuleb ainult kasuks. 4x4 võttis siis rahvas nõuks, et teeks ühe tiiru ümber Mandri-Eesti, oli ammu plaan, aga kellegi ajad ei sobinud, nüüd siis sügisega põnevaks ja poriseks läheb, et siis arvasime, et on õige aeg minna. Et nüüd on praegu peeglite järgi on 4 autot meil sabas, et peaks olema vist 8 või 9 ja katsume siis võimalikult mööda Mandri-serva sellele Eestile tuuri peale teha. Mongoolias ja Siberis on käidud küll, me käime Eestis ka natuke. Minu meelest on teeme peale seda remonti seal kuskile peatuse. Minu meelest on sükest ümber Eesti sõitu tegelikult kunagi tehtud ju vist Raadio Uno ja Lemo käisid sõitmas või? Mul on jah, 4x4 rahvas ja ländid ja keegi on ka teinud, et seda on tehtud enne küll, jah. Aga kobrad on või? Üks kobra üle kõige läheb. Paneks kobrad siis? Minul on ka üks hea mõlemad, kellele katter. Viimasel meeles kindlasti kobra olema või mingi suhte vaheldab? Mina ei suuda vahe, aga mul on kobra nii sahiseb ühiseb. Lähme edasi, me saame nad seal tee otsas kätte, siis, kus nad sealt bensujaama juures tulevad tagasi. Siis. Me lähme ju Jõelähtmest läbi, üle silla. Aga meil ei ole ju kuskil peatada seal Jõelähtmest sees. Paneme Jõelähtmest edasi läbi ja seal saab peatada. Siis võib siit ka proovida, eks ole, kui siit ei saa. Et siit tuleb nii see on tupik. See, mis siia Valku randa või? Jah, ei, siit peame nii sõitma. Ei, siit tuleb jah, sest siit ei saa läbi. Siit edasi me teame. Siin on suvile tees. Siit me teame, siit me saame siia üles välja, siit on üks väike metsatee, mida kaardil ei ole, saab ilusti. Seda mereäärset lõiku ei saa, sellepärast, et siia vahepeal on jälle sügav kraav kaevatud. Ja seal on tohutult puid maas. Et me läheb 1-2 tundi saagimisele seal. Et siin tuleb teha see osa, tuleb sõita siit ääre, aga seda väikest teed saab juba sõita. Ühesõnaga seda teed nagu ei ole, mis siin tegelikult nagu on? Ei, ta on olemas, aga ta on vahepealt on jõgi kaevatud. Ja puid on nii palju maas, et ma jõudsin 20-ni ja siis ma arvasin, et me jäämegi sinna puid langetama. Sul on aina ühest läbi sõitmi selge. Seal ei ole lihtsalt jõgi, ta on nihuke kuradi jube järsk. Teie olete ees meil siis enne? Me praegult oleme ees, ütleme mingi ajani. Või Narvani. Võime ees edasi.
täitsa siuke koht, kus polegi käinud. Leesi tegelikult koha nimi on tuttav, aga Eestis on nüüd ühe kohaga nimesi palju, aga tore, avastame Eestimaad. Siberis rohkem ringi hulkul kui Eestis. et väga huvitav. Aga hirmus palju tuleb neid uusi maju, näed, siin ees on kohe siuke vana maja ja värgid, need on niisugused ägedad, aga hirmus palju tuleb selle uut elu peale igale poole. Näed, siin on nüüd paadi vist kohad, et saab paadiga tulla, et laine ära ei peksa. Väga kista. Eestimaal sõitmisega on see häda, et saaks nagu päris ägedalt sõita ümber selle mandri, aga eramaa sildid ja see piirab ära, siis tuleb sõita sealt, kus tohib, et ei julge eramaa peale minna pärast paksu pahandust. Nüüd me oleme jõudnud siis sellisesse kohta nagu Juminda poolsaare ots ja tegelikult selle stardi andsime me Kaberneeme ja siin Valkla vahelisel teel ja siis me sõitsime mööda seda teeäärt siit, mööda seda väikest rada siia ja siit üles ja siis Leesi ja nüüd me oleme roninud siia Juminda lahe äärde või õigemini Haralaht on siin ja siis arvatavasti siit siis paneme edasi juba Loksa poole. Pargimaastur jõudis kohale. Päris teravaid kohti oli vahepeal või läks kiviseks? Oli jah, aga samas nagu kuskil kinni jäänud, aga midagi hullu ei olnud. Tipp-topp. Seni püsin tempos. Jälle siuke koht, millest ei ole elus mitte midagi teanud. Me oleme Haralahe ääres. Ja siit selja tagant või eelnevalt filmitult on nõukogudeaegne allveelaevade remondikoht. Sealt tagant paistab Loksa sadam. Ma ei tea, kas ta töötab praegu ka vist. Ja siis lähme mööda seda ümber selle lahe ääre Loksal vaatame ilusaid kohti ja siis varsti on Lahemaa läbi ja läheb reis edasi. Mis juht? Ma ei tea, lihtsalt jõud kadus ära, mingi imelik persakas on ka, aga... Just täiesti vajutid ja täitsa tühjad. Korda saad sulle järgi, kas või tule Tartusse kuskile sinna. Ei no igal juhul üritame. Võib-olla seal on ainult mingi juhe. Selge. Väga vist. Edu. Oota, kas see Länkari vend tuleb järgi või? Ei tule. Mina ei saanud aru. Ei tule öeldi. No nüüd me oleme siis sõitnud niimoodi, et siit Loksa juurest panime Käsmust mööda läbi Võsku, siis tegime üleval siit selle tiiru ära, oli Vergi, alt ja Kõrts jäi tee peale ja siis keerasime siia selle rohelise ala peale, kus väikseid teid mööda sõitsime põhimõtteliselt siia Eismasse.
ja siit panime siis Rutje kaudu täpselt samamoodi Kundasse ja nüüd me oleme siin kuskil Kundla juures, mingisuguse panga ääres, on kiire peatus ja siis sööstame siit edasi, et põhimõtteliselt on selgunud, et me õhtuks tahaks jõuda kuskile siia Narva Jõesuusse, et homme siis võtta ette see kallas siia alla välja. Kas me siia välja jõuame ja kas me siit ka leiame mingisuguse normaalse ööbimiskoha, see selgub siis, kui me ükskord sinna jõudma hakkame, aga varsti tegelikult hakkab juba pimedaks minema, sest kell on, mis see kell on? Ei ole ka veel, kell on alles 2:30, nii et jõuame sõita küll. Võtted on otsas, sest minu koduhoov on läbi, nüüd on võõras maa. Aga usume, et Narva Jõesuuni jõuame ilusti. Oleme sõitnud hommiku 9, kell on praegu 3:30 ja läbi oleme sõit täpselt 224 kilti. Et mis siis meil juhtunud on, pole midagi juhtunud. Ühest jõest pidime läbi sõitma, kus X-Traili pidime natuke aitama. Seal jäid kõik terveks, aga peale jõge siis üks Toyota läks meil minema, tal käigukastiga midagi juhtus, autokastiga. Aga juba on mehel siuksed kõvad plaanid, et äkki homme ühineb meiega. Ja oleme nüüd jõudnud kuhugi Aseri kanti, et ei edeni nii kähku, kui tahame, aga huvitav on ka ja see eesmärk ongi, et huvitav ja põnev oleks. Aga jääb palju kohti, kus tuleb lihtsalt tagasi keerata, sest on eramaad ees ja ei saa läbi. Mõte on see, et paneme ikkagi Narvast edasi. 30 kilti RMK koht ilus, et äkki sinna. Vaev ja vets ja lõkkekoht ja nii, mis vana reisimees arvab? Reisid on reisid. Narvast edasi. Narvast läbi, suured linnad ei meeldi. Väljas hakkab pimedaks minema, kell on tegelikult alles 4:30 ja me oleme jõudnud nüüd siit oma selle tripiga Kundast läbi kuskile, õigemini mitte kuskile, vaid me olemegi siin täpselt Ontikal. Ja praegune plaan on siis see, et me jätkame teed ja kuskilt siit Narvast 30 kilti pidi olema üks RMK maja. Et me lähme siis arvatavasti öösel kuskile sinna, aga kus see täpselt on, praegu hetkel ei teagi, eks seda näitab aeg. Aga siiamaani läheb väga hästi, see on kõik täis igasuguseid ägedaid mõisasid ja ilusaid maju ja üldse seda ranniku äärt on väga mõnus sõita. Seega kellelgi ei ole midagi teha, siis tulge sõitke mööda Põhjarannikut, sellepärast et siin on mida vaadata. Türsamäe pangal oleme Sillamäe tööstusrajoonis Lääneküljel. 17. sajandil paiknes siin lähedal Kaluriküla ja Türsamäe mõis. 19. sajandil sai see populaarseks suvituskohaks. Tüüris asulas kujunes Türsamäe seoses Eestimaa õlikonsortsiumi poolt Rootsi kapitaliga rajatud põlevkivi uutmistehase ning elektrijaama ja sadamasilla ehitamisega 1928-29. Nõukogude ajal oli Sillamäe ja kogu Põhjarannik piiritsoon, kus toimis erilubade süsteem, pidev passikontroll ning kõigi mere ääres jalutajate kahtlustamine põgenemises või märguannete andmises üle lahe paiknevale vaenlasele. Läbi aia on näha keemia veoste terminali mahutite park ja sadam. 2 suurimat mahutit, mida näeme, on 30 000 tonnised vedela manioogi mahutid. Ja kuna meie asume nendele väga lähedal, siis me oleme esmases ohutsoonis ja me peame teadma, et kui antakse häire, siis Sillamäe linnas on autonoomne hoiatussüsteem, mida kõik inimesed teavad ja teavad, kuidas käituma peavad ja teavad, et nad asuvad ohutsoonis.
oleme jõudnud Narva-Jõesuusse, et nüüd on plaan siuke, et Narvas vaja veel natuke tankida, Narvast läbi ja siis suund kuskilt maalt Vast-Narva peale ja siis vaatame kuskil ööbimise ka, sest kell on küll vähe alles, aga õues on juba pime ja pimedas ei näe midagi, kus sõidab eriti. Tahaks ikka mööda piiri äärd ja metsaradasid sõita, aga pimedas on väga kehva, et vaatame ööbimise ja hommik rõõmsalt edasi. Peipsi äärde vist ja sinna Vast-Narva ei saagi maalt, kui ainult läbi Jõhvi, et vahepeal on sood ja teed ja keelumärgid on igal pool ees, et tõenäoliselt ei olegi teist valikut, kui tuleb sealt ring sisse teha. No mis teha? Eesti ju. Et nüüd otsustasime vist on Mustajõe siuke koht, et katsume nüüd sinna saada ja seal on nüüd siis edasi on küsimärk, et kas me sealt läbi saame või on ainult sood ja kaevandused ees, et kui ei saa, siis tuleb tõenäoliselt igavesti siuke, mis ta tuleb, 50-60 kilti ring tagasi sõita. Või kokku olen 50-60 kiltis kaotanud, aga proovime. Nalja peab ka saama. Nagu Taat ütles, et ei saa läbi, aga ma arvan, et ei tea ka pooli asju, mis siin saab ja mis siin ei saa. Aga arvas, et ei saa läbi siit, et varem sai, aga et nüüd on üles kaevatud ja lukk on ees ja et on ühes nagu tõkkepuudud kiibi. See olete teie, et Poslev Tsera, kuradi, taheti teid arreteerida. Nii see ei olnud mina, et otsiti teid taga. Ei tea. Aga ei, siit ei saa läbi, propuskit ei ole. Ei lase siit läbi, propuskit ei ole, aga natuke maad tagasi keeras üks tee vasakule, vaatame, kas me üle jõe saame sen. No nii, nüüd on siis nii palju selgunud, et me käisime ära kogu selle ülemise otsa siit, selle osa ka, siit Sillamäelt läbi Narva-Jõesuusse, siis tulime siia Narva ja siis plaanisime teha seda, et tulla siit kaudu ja leida mingisugune teed, äkki me saame alla siia Vasknarva. Põhimõtteliselt me sõitsime kogu selle sooala ja selle Sirgala karjääriala siin läbi ja me ei leidnud ühtegi teed, et kuskile siia välja jõuda või siis siia välja jõuda. Võib-olla kui valges proovida, jõuab lõpuks siia kuskile Kurtna juurde välja, aga praegusel hetkel pimedas me seda ei teinud, ehk siis meil ei jäänudki muud üle, kui tulime siit kaudu uuesti Jõhvi ja siis tulime alla siia ja nüüd me oleme põhimõtteliselt ööbime siin Konsu järve ääres ja me oleme tänase päevaga sõitnud 423 kilomeetrit ja kell hakkab saama 8:30. Nüüd on mehed juba ragistavad metsas seal oma saagidega, kohe saame tule alla ja siis juba vaatame, kuhu me ööbima saame jääda, sellepärast et osad inimesed arvatavasti magavad telgis, teistel on see õnn, et saavad autos magada väljas. Nagu näha on suhteliselt külm, viimati näitas vist mingi 3 kraadi. Ja ööks ikkagi lubas mõnusat miinust ka, nii et need näod, mis hommikul telgist või autosest välja tulevad, on kindlasti väärt vaatamist. Kellel on veel väiksed potti, me saame selle peal kohe ajada kuumaks. Mugava mehe lahendus, jah? Laisa inimese lahendus. Magamiseks on niisugused kapid sahtlid tehtud, nii et hästi mugav ja mõnus oleks. Et siis, kui hästi välja puhanud, see jõuab kõvast sõita jälle. Aga see on tehtud nagu selle Venemaa ja pikemate reiside eesmärgil. Et järgi proovitud ka väga mõnus on. Töötab hästi. Ilus koht on vist. Homme hommikul näeme. Ja kui ilus ta on. Siin on kindlasti prahti iga veel hunnik. Aga ei, tipp-top. Jõudsime kohale. Homme näeme edasi.